tervitused Marokost ja päike paistab, ilm on ilus, aga vaadake, mis mul selja taga on. Siin, kus mul Airbnb korter on selline peaaegu nagu, ei taha öelda päris prügimägi, aga väga kaugel sellest ka see ei ole. Kahjuks siia selline teeme ära kultuur ei ole jõudnud, aga võiks natuke proovi teha, et vaadata, et kas õnnestub siin natukene korraldada sellist koristusaktsiooni. Vähemalt selline suurem plats siin minu selja taga saaks puhastada. Prügikotid on ostetud, kindad on ostetud. Rääkisin ka just mošees imaamiga, et äkki ta saab teha väikselt sellise teadaande pärast ühte palvust, et saaks leida see inimesi appi seda platsi natukene koristama. Nii, läbi akna veel kiire pilguheit talgute töötullule. Prügist puud ei tule, tööd jagub ja pärast seda palvust, mille palvekutse käib, asumegi seda platsi siin puhastama. Ja valmistasin ka ette natukene siin prügikotid, kindad, talgulistel natukene juua, kui janu peaks tekkima. Nii et oleme valmis. Nii, meie aktsioon on siin väikse alguse saanud. Natukene abilisi tuli ka. Tööpõld on veel suur, aga vaikselt siin edeneme. Nii, töö veel käib. Natukene siin paar või rohkem abikätt veel on ka, kes siin tegelevad asjadega. Natukene koristavad, aga päris palju on veel teha meil siin, et seal taga üks abiline ja seal kaugemal veel taga üks ka veel aitab. Et tegeleme edasi. Nii, väikene vahepealne kokkuvõte, et see osa siin juba on natukene kenam. Et nüüd ma olen siin muidugi üksinda jäänud seda asja tegema, aga vähemalt selle osa siin natukene kenamaks. Prügikott muidugi, selle ma koristan sealt ära varsti. Nii, varsti hakkab lõpetama, aga paistab, et saabusid põhilised abilised seal selja taga. Nii, siin nad ongi. Tulite appi, jah? Paistab, et nüüd tuleb juurde veel. Kui need rohu asemel mõne prügi ka kotti paneks, siis oleks veel eriti tore. Nii, selline sai siis tänase koristuse saak. Need sinised kotid kõik on siis tänase koristuse tulemus. Nii, ja siis see on see plats, mis sai küll nüüd oluliselt puhtamaks tegelikult, et enamus sellisest plastikprahist on kadunud. Siin on muidugi igasugust selliseid mingisuguseid plaaditükke ja ehituse asju või materjale, et nendega ei jõudnud kõigega tegeleda, mingeid kivitükke ja asju. Aga üldine pilt on siiski palju ilusam, kui oli enne. Nii, väike kokkuvõte järgmise päeva hommikul nüüd, et see on see põhiala, kus sai see põhiline praht ära korjatud ja see näeb nüüd palju parem välja. Muidugi siin jäid mõned kohad seina ääres ka seal samamoodi, aga näiteks võrreldes nende teiste kohtadega, kuhu üldse ei jõudnud, et siin näiteks seal taga, et on see pilt põhiosas oluliselt ilusam ja selle paari tunniga ei olnudki väga realistlik, et nüüd kogu selle ümbruskonna täiesti nüüd puhtaks teeks. Ja lõpetuseks ka veel paar mõtet, mis kogu selle koristamisaktsiooniga tekkisid. Et muidugi Marokol on veel pikk maa minna selleni, et jõuda keskkonna puhtuse hoidmisega sama kaugele kui näiteks Eesti. Aga ma usun, et ka siin aastatega hakkavad asjad paranema. Et ma usun, et probleem on ka selles, et kui inimeste põhivajadused näiteks ei ole veel niivõrd hästi kaetud, siis ka kogu see prügi teema ei ole niivõrd prioriteet. Et kui me mõtleme ka näiteks, kus oli Eesti vähem kui isegi 30 aastat tagasi, kes veel mäletab metsade all selliseid prügimägesid, kus inimesed siis oma igasugust sodi ja prügi viisid, et meil ei olnud ka need asjad päris korras vaid 20-30 aastat tagasi ja ma usun, et ka siin jõutakse selleni. Ja samuti väike mõte ka eestlastele, kõikidele, kes kuhugi reisivad ja näiteks eriti kui ollakse kuskil 2 nädalat, 3 nädalat ühes kohas ja nähakse, et keskkond on ümber selline räpane või see ümbruskond,
et miks mitte selle asemel, et lihtsalt vinguda ja viriseda, et leida see 2-3 tundi ja võib-olla leiab mõne kohalikuga kampa ja natukene korrastada seda ümbrust, et kuskilt peab see asi ju alguse saama. Et ka minul olid ikkagi paar või rohkem inimest abiks ja võib-olla vähemalt neid inimesi see pani mõtlema, et äkki järgmine kord ei viska prügi maha või mingil muul moel püüavad nad hoida siis seda puhtust siin ümbruskonnas paremini. Nii et vähem sellist virisemist ja rohkem tegutsemist võib-olla on kogu selle asja moraal.